Ja tere siis kõigile ja, ja täna räägime teemadel, mis tekitab küsimusi. Küsimusi tekitab teema, mis puudutab doTERRA õlide ja toodete ostmist, jagamist ja kuidas on siis, milline see doTERRA ärimudel siis on. Ja, ja ma proovin nüüd lühidalt kokku võtta, mis vahe on siis püramiidskeemidel, võrkturundusel ehk siis MLM-il ja doTERRA ärimudelil. Et kui me täna räägime doTERRast, siis küsitakse hästi tihti, et kas see pole mingi püramiidskeem või kas see on järjekordne võrkturundusäri. Ja ma natukene mõistan ka neid küsimusi, sellepärast et püramiidskeemid ja teatud tüüpi võrkturundus on loonudki sellise negatiivse maine sellisele toodete jagamise viisile. Aga ma tahaksin nüüd paari punktiga näidata, et doTERRA on hoopis midagi muud. Ja esiteks, kas püramiidskeemid on päriselt probleem? Jah, püramiidskeemid on ebaseaduslikult, sest need teenivad raha vaid uute liikmete värbamisest, mitte toodete müügist. Ja statistika näitab, et üle 99% püramiidskeemidega liitunutest kaotab oma raha. Ja mis on siis see võrkturundus ehk siis MLM ja kuidas see erineb doTERRast? Et MLM ehk võrkturundus on seaduslik ja see võib väga erinevalt sõltuda siis vastavalt sellest firmast, kes kasutab seda MLM-i. Et mõned MLM ettevõtted on väga hästi üles ehitatud, aga mõned paraku meenutavad ikkagi püramiidskeeme. Ja tüüpiline MLM töötab nii, et sul on kas toode või mingi teenus, mida sa müüd, siis sina saad raha oma müügist, aga ka oma tiimi müügist. Ja paljudes MLM-ides pead sa tegema kohustuslikult igakuiseid tellimusi või ostma kindla koguse tooteid, et püsida aktiivne ja saada siis neid komisjonitasusid. Ja ikkagi kõige rohkem teenivad need, kes alustavad varakult ja ehitavad sellise suure võrgustiku. doTERRA üks kaasomanikest, Emily Wright, on öeldud, et miks nemad kasutavad siis soovitusturundust. Et me nägime, kuidas võrkturundus võib olla võimas tööriist, kui seda teha õigesti. Et probleem on selles, et liiga paljud ettevõtted keskenduvad lihtsalt uute liikmete lisamisele, mitte sellele, kas inimesed ka tegelikult siis neid tooteid kasutavad. Ja kuidas siis doTERRA erineb? Sest doTERRA erineb sellest, et doTERRA keskmes on toode, mitte värbamine. Et 70% doTERRA klientidest ostavad regulaarselt doTERRA tooteid ilma äriga liitumata. Seda siis nimetatakse lojaalseks kliendiks ja sellest räägib pärast Margit meile natukene rohkem. Ja doTERRA tooted ei ole luksustooted, vaid igapäevased tervisetooted, mida me vajame, et tunda siis ennast paremini, püsida tervemana. Ja doTERRA tooteid tuleb kogeda, õlisi tuleb kogeda, et inimesed peavad ise tundma, et kuidas see metsiku apelsini lõhn ikkagi tõstab seda meeleolu või kuidas viiruk rahustab või kuidas piparmünt jahutab. Ja minu arust on Emily Wrighti lause jälle, mida ta on öelnud, et me valisime selle inimeselt inimesele ärimudeli, sest neid tooteid tuleb kogeda isiklikult. Kui sa ostad neid tooteid poest, siis sa saad kaasa pudeli, aga sa ei saa kaasa seda tuge ja kogemust. Et selle asemel siis doTERRA otsustaski, et müüa neid internetis või poodides, siis ühendada jõud
wellness advocate'idega, keda nad kutsuvad siis heaolu nõustajateks, et aidata inimestelt leida neid viise tervise ja heaolu toetamiseks. Et see on üks olulisemaid asju, pluss veel see, et nii nad garanteerivad, et õige toode jõuab kliendile, sest on väga vähe vahendajaid seal doTERRA toote ja lõppkliendi vahel. Üks asi, mis tekitab mõnikord ka küsimust, on doTERRA aastamaks ja liitumistasu, et kas see siis on selline varjatud kulu või tulu. Et see ei ole nagu tüüpilises MLM-is, kus sa oled kohustatud ostma neid kalleid stardipakette. Et mis see liitumistasu siis on? Et meil Eestis on, minu arust on 18 eurot pluss käibemaks. Käibemaks muutub kogu aeg, ehk siis kui see hind nüüd tõuseb, siis see ei ole mitte doTERRA, et doTERRA oleks seda tõstnud, vaid Eesti riigi käibemaks on tõusnud. Ja see töötab sarnaselt sellise hulgikliendi kaardiga ja annab 25% soodustust kõikidelt ostudelt terve aasta jooksul. Ja kui sa ostad kas stardikomplekti või 150 PV eest tooteid, siis sa ei maksa liitumistasu, siis see on sulle tasuta. Siis küsitakse, et kas see aastamaks, kas see on kohustuslik. See sõna kohustuslik hirmutab meid kõiki. Kui sa uuendad liikmelisust, siis jah, sa pead maksma uuesti seda aastatasu, aga sa saad tasuta piparmündiõli, mis maksab minu arust natukene isegi rohkem kui see aastamaks. Ehk siis minu arust doTERRA teeb lausa kingituse sulle selle eest, et sa ostaksid tooteid 25% odavamalt. Aga uuendamine ei ole kohustuslik, kui sa ei taha, siis ära tee. See ei ole kohustuslik. Siis on olnud ka küsimus, et kas see on seotud kuidagi USA maksusüsteemiga, et miks peab olema see liitumistasu. Siis veidikene uurisin, et osaliselt jah, USA-s reguleeritakse neid otsemüügifirmasid väga rangelt, et need ei muutuks püramiidskeemideks. Ja seetõttu on siis kehtestatud teatud normid. Aga doTERRA ei sunni kedagi ostma iga kuu või maksma suuri tasusid, et selles süsteemis püsida. Sa võid tellida ka ilma, et sa oleksid lojaalne klient või ilma, et sa liituksid. Sa võid lihtsalt käia ka poes. Lihtsalt sa saad tooted kallimalt siis. Et Emily Wright on ka öelnud minu arust jälle väga armsasti, et me ei tahtnud kunagi, et inimesed tunneksid, et nad peavad midagi ostma, et selles süsteemis püsida. Et doTERRA ärimudel põhineb ikkagi vabal valikul ja eelkõige kvaliteedil. Et kokku ma võtaksin nüüd, miks doTERRA on midagi muud. Toode on erakordselt kvaliteetne ja ta ei ole luksustoode, vaid igapäevatoode, mida me tarvitame. 70% klientidest ostavad tooteid regulaarselt, ilma et nad peaksid liituma mingisugusegi doTERRA äriga. doTERRA äri ei ole üles ehitatud värbamisele, vaid eelkõige lojaalse kliendi loomisele. Ehk siis oluline on follow-up, selline mõnus ingliskeelne sõna, mis tähendab siis see, et sa oled hoitud ka siis, kui sa oled juba toote ostnud. Ja puuduvad kohustuslikud ostud. See annab võimaluse muidugi kõigile, kes soovivad teenida. Igaüks saab ise valida, kellega ja kuidas ta töötab. Et jälle Emily Wrighti tsiteerides, doTERRA ei ole ainult äri, see on võimalus elada teadlikumat elu. Et doTERRA ei ehita lihtsalt ettevõtet, nad loovad nagu liikumist. Giving the best, helping the most. Et doTERRA missioon ongi pakkuda parima kvaliteediga looduslikke lahendusi ja anda inimestele võimalus elada tervislikumalt. Mul tuli meelde üks fakt, mille ma ostsin, et me saaksime aru, et doTERRA äri
ei ole mingi skeem, sellepärast et majandusajakiri Forbes on 3 järjestikusel aastal doTERRA valinud 250 parima keskmise suurusega ettevõtte hulka. Minu arust on see märk, et nad on keskendunud eelkõige jätkusuutlikkusele, sellepärast ka see lojaalsus jälle. Ma ei tea, ma loodan, et te saite siin mingitki aimu, et mis vahe on püramiidil, mis vahe on MLM-il ja kuidas doTERRA ärimudel siis toimib. Ja kuna on oluline doTERRAle väga ehitada üles lojaalse kliendi põhine lugesin nüüd Liina küsimust juba, et siis pärast panen selle lingi ka sulle siia. Et lojaalne klient on kõige rohkem hoitud, et inimene, kes on võtnud vastutuse oma tervise ja heaolu eest. Ja Margit, ma annaks hea meelega sõna nüüd sulle, et sa räägiksid sellest imetoredast võimalusest, milline kingituste rohke elu on lojaalsetel klientidel. Aitäh, Eeva, ja tere kõigile. See doTERRA lojaalsusprogramm on kõige geniaalsem viis üldse doTERRA tooteid tellida. Üks asi on see, kui sa teed endale doTERRA konto, on ju, lihtsalt teed selle konto, oma esimese tellimuse ja saad kõik tooted 25% soodsamalt. Aga kui sa oled lojaalne klient, see tähendab siis seda, et sa teed igakuiselt tellid vähemalt ühe toote, siis sa oled lojaalne ja doTERRA premeerib lojaalseid inimesi. Et ta annab võimaluse teenida sul tagasi toote nagu postikulu punktidena. Ta annab sulle võimaluse tagasi teenida toote punktide pealt protsentides punkte, mille eest sa saad siis tasuta tooteid igakuiselt endale võtta. Ja samuti on veel ka iga kuu on erinev kuutoode, mis tuleb siis kõikidele doTERRA LRP ehk lojaalsusprogrammiga liitunud inimestele tellimusega kaasa, kui see tellimus on vähemalt 125 punkti ja see on tehtud enne kuu keskpaika ehk siis 15. kuupäeva. Et doTERRA premeerib nagu täiega kõiki neid, kes on lojaalsed. Ja kui sa mõtled oma igapäevaelu peale, et seda, mida sa nagu siis tavapoest ostad, eks ju, või mida sa oma kodus kasutad. Sul on kindlasti perekond, kes tahab, et neil oleks puhtad hambad, on ju. Te kasutate hambapastat, arvatavasti rasuste juustega ei soovi keegi ringi käia, te kasutate šampooni, kodu võiks ju ka puhas olla, on vaja koristusvahendeid, on vaja toidulisandeid, on nii palju asju, mida sa tavapoest läheksid ostma. Aga õnneks on, nagu Eevagi ütles, eks ju, doTERRA ei ole luksusfirma, vaid ta on igapäevaste toodete firma ja me saame sellest doTERRA toote nomenklatuurist endale nagu kõik kätte. Et sul ei olegi vaja tavapoest minna neid asju ostma, sest niikuinii sa ei ostaksid nad kuskilt, et miks sa siis ei osta neid doTERRA käest, kui sa tead, et kvaliteet on kindlasti väga hea, kui sa tead, et sul on võimalik saada nende eest protsente tagasi, sest näiteks Selverist ostes sa kindlasti ei saa oma toodete pealt 25% alati soodsamalt, pluss siis veel, kui sa iga kuu ostad šampooni, et sa saaksid selle pealt veel 30% soodsamalt. See lihtsalt ei ole niimoodi, on ju. Aga täpselt nii see doTERRA teeb, et see lojaalsusprogramm on absoluutselt geniaalne. Ja üks asi, mis on veel ka, et kui inimesed vahest arvavad, et aga mida ma siis tellin selle 125 punkti eest, eks ju, et kuidas ma saaksin selle kuu tellimuse täis. Üks asi on see, et sa ei pea tellima nii suurt tellimust. Minust doTERRAs ongi väga tore, et siin ei ole ühtegi pead, et kõik on ainult võimalus, kõik on ainult win-win-win inglise keeles on ju, ehk võit, on ju, et siin ei ole kaotajaid ja siin ei ole kohustusi. Et kui sa tahad tellida, siis sa võid, aga kui sa ei taha, siis sa ei pea. Sa saad alati oma kuu tellimusi muuta, nii toote nimede järgi kui ka punktide järgi. Saad teha täpselt nii, nagu sina tahad. Aga kui sul on oma isiklik konto, nagu Eeva ütles ka, et sul on ligipääs oma gruppidesse, sa saad infot, kuidas kasutada, miks kasutada, sa saad lugeda teiste inimeste kogemustest ja sa ei jää üksinda. On inimesi, kes koguvad teiste inimeste tellimusi kokku ja teevad ise oma tellimuse. Aga see on selles mõttes vastand küllusteadvusele,
et see üks inimene teeb selle tellimuse ära ja saab iseendale kõik need punktid ja kõik need boonused, aga need, kes sealt nagu kaasa tellivad, näiteks on ju, et teeme sellise skeemi praegu, et Triin ütleb, et oi naised, ma teen nüüd teile tellimuse, et ma tellin teile kõigile, on ju. Noh, Triin saab kõik punktid endale, ma saan selle ühe toote, aga ma ei saa isegi Triinu gruppi sisse, sest et ma olen lihtsalt tellija. Rääkimata sellest, et ma saaksin kingitusi või et ma saaksin teadmisi juurde, on ju. Et igal juhul on see isikliku konto omamine esmane asi ja see, kas sa oled siis lojaalsusklient või mitte, see on siis juba sinu enda valik. Ja seda lojaalsuskliendi tellimust võid sa ka iga kell ära katkestada, et kui sa mõtledki, et sa saad tellida praegu, aga sa ei ole kindel, kas sa järgmine kuu enam tellida saad, siis sa saad selle tol hetkel ära ümber otsustada ja ära katkestada. Nagu ma ütlesin, ei ole kohustusi, on ainult võimalused. Ja mis ma tahan veel rääkida, on hästi tihti tulnud probleemiks see viimasel ajal, et me näeme, et inimesed müüvad veebikeskkondades doTERRA tooteid soodsamalt. Kui sa nüüd võtad hästi loogiliselt, miks peaks keegi kalli toote müüma netipoes soodsamalt maha? Ma küll ei taha, ostan kallilt ja müün soodsamalt. See peab mingisugune konks olema. Me oleme näinud, kui lihtne on keerata doTERRA pudelile täiesti tutut korki peale. See ei ole mitte mingisugunegi füüsika. Sa ostad uued korgid, keerad selle uue korgi sinna peale ja keegi ei tea, mis tegelikult selle pudeli sees on. Ainult sel juhul, kui sa tellid otse doTERRA enda käest, saab doTERRA garanteerida, et tootel on kvaliteet. On ringi jooksnud ka video, kus on kõrvuti 2 Deep Blue salvi. Üks on Amazonist ostetud ja teine on doTERRA käest ostetud. Väljast on nagu kõik ühtemoodi, on ju, kõik on konkreetselt korralik doTERRA tuub, aga see sisu, mis seal sees on, esiteks see viskoosus on teistsugune ja loomulikult toime pole üldse see, mis tegelikult doTERRA ju on lubanud, et seal on. Nii et mina soovitan igal juhul teha see valik ja olla lojaalne klient, sest et see on parim viis, kuidas see süsteem enda jaoks tööle panna. Ja mina olen olnud lojaalne klient alates esimesest tellimusest, mis on siis olnud aastast 2014 igakuiselt. Soovitan, et olge julged ja proovige. Aga Triin, kas mul jäi miskit siin selle kohta veel ütlemata või sa lihtsalt võtadki praegu nüüd edasi? On sul LRP kohta miskit lisada võib-olla? Ja ma lasen paar inimest sisse ja mulle tundus, Margit, et sa rääkisid nii ilusasti ja põhjalikult ära, et tõepoolest minul ei ole ka kunagi probleemi teha 125 punkti täis, sest juba kollageen, mida ma olen otsustanud tarbida igakuiselt, on juba üle poole sellest ja lisaks veel muud tooted ja punktide eest saab ju väga mõnusasti õlisid võtta ja muid tooteid siis tellida, nii et minul on alati vaja natukene rohkem tellida kui see 125 punkti. Nii et ja võtan siis üle. Aitäh, Margit. Tulles nüüd tagasi selle doTERRA ärimudeli juurde, räägin natukene rohkem sissepoole sellest, et kuidas doTERRA kliendid on jagunenud. Nii nagu Eeva juba ütles, siis sa ei pea tegema doTERRA kliendikontot, et sa võid täiesti jaekliendina osta doTERRA tooteid ja mis tähendab seda, et sa tõesti pead maksma 25% kallimat hinda. Ja tõenäoliselt need armsad inimesed, kes on soovitanud sul neid tooteid osta, siis ja kuna me soovitame ju lähedastele ja armsatele inimestele, siis pigem me soovitame seda soodsamat viisi ja soodsam viis on siis luua kliendikonto ja kliendikonto omanikud on siis doTERRAs hulgikliendid ehk siis jaekliendid ostavad täishinnaga ja hulgikliendid ostavad siis soodushinnaga. Ja doTERRA pakub sulle võimalust hulgikliendiks saada ka ainult siis, kui sa kas või ühe toote tellid, nii et juba siis võid sa saada seda 25% soodustust. Seda 25%. Täpsustan igaks juhuks mitte 125%. Ja kolmas seltskond on siis heaolunõustajad. Need, kes on oma hulgikliendi konto upgrade inud
ärikontoks või selliseks kontoks, mille kaudu sa saad oma armsatele lähedastele ka saata sellise lingi, kust nemad saavad endale doTERRA kliendikonto teha. Ja kui sa jagad oma lähedastele, armsatele kolleegidele, tuttavatele doTERRA tooteid ja nad satuvad sellest vaimustusse, neile see meeldib ja tahavad ka ise tellida, siis nii nagu Margit ütles, ei ole mõistlik neid tellimusi kokku koguda ja ise tellida, vaid nende suhtes on aus ja õiglane, kui sa annad nendele ka sellise lingi, kust nemad saavad ise teha doTERRA kliendikonto ja ise tellida, pääseda ise kogu sellele infole ligi, pääseda võimalusele ligi saada kingitusi, boonuseid ja lisaks sellele doTERRA premeerib sind rahaliste boonustega. Ehk siis sa ei jää mitte millestki ilma, kui sa tellimusi kokku ei kogu, vaid vastupidi, tegelikult doTERRA premeerib sind selle eest, et kõik oleks ilusti aus, et kõik saavad kingitusi, kõik saavad boonuseid. Nii et igal juhul on mõistlik jagada linki ja seda sa saad siis tõesti teha siis, kui sa oled oma kliendikonto, oma hulgikliendi-konto e-poes siis upgrade inud. Sa ei pea minema seda kohe tegema, vaid siis, kui sul on tõesti olemas inimene, kellele kliendikonto luua, et siis võtta selle oma heaolunõustajaga ühendust, kes siis aitab sul seda teha või juhendab sind. Ja suur osa siis doTERRA klientidest ongi hulgikliendid, kes lihtsalt ostavad tooteid iseenda jaoks. Regulaarselt või mitteregulaarselt, ükskõik, aga igal juhul nad ostavad iseenda jaoks ja väga paljud ei teagi, milline ärimudel siin on või seda, et siin on võimalus saada ka boonuseid selle eest, kui sa jagad, ehk siis selline soovitusturunduse mudel. Ja ostavadki ainult enda jaoks, oma pere jaoks ja ei tule selle pealegi, et kui nad teevad korgi lahti kellegi teise jaoks, siis nad võivad saada rahalisi boonuseid. Ja selleks me siin olemegi täna, et rääkida sellest võimalusest ja see on umbes 80% on siis sellised, kes lihtsalt ostavad iseenda jaoks, kas nad on teadlikult valinud, et nad ei soovi seda äri poolt jagada või on siis lihtsalt see, et nad ei olegi teadlikud. Ja siis ainult väike protsent, kuskil 20% ligi on need, kes on siis heaolunõustajad, kellel on siis kliendikonto upgrade itud selliselt, et nad saavad siis saata selliseid kliendikonto tegemise linke ka teistele inimestele ja läbi selle siis teenida rahalisi boonuseid iga siis uue kliendikonto loomise pealt ja siis veel pärast, kui on natukene rohkem tellijaid. Ja need omakorda jagunevad siis ka selliselt, et on sellised, kes tahavad lihtsalt saada enda tooteid soodsamalt või tasuta ja siis nad jagavad niimoodi natukene ühele sõbrale, teisele sõbrale ja neil on nii-öelda nagu mõned inimesed tiimis ja nad saavadki siis enda tooted soodsamalt ja on sellised, kes jagavad veidikene rohkem ja saavad siis võib-olla natukene lisatasu, kas saavad oma elektriarve ära maksta või siis, ma ei tea, reisifondi raha koguda selle raha eest, mis doTERRalt siis tuleb selle eest, et sa siis jagad neid imelisi tooteid. Ja kolmas seltskond on siis need, kes siis tõepoolest on võtnud südameasjaks neid doTERRA imelisi tooteid jagada ja kes teavad seda ärimudelit juba nii-öelda põhjalikumalt ja kes tõepoolest siis saavad juba selliseid tasusid, et nad saavad kas väga korraliku lisatasu või siis saavad oma põhisissetuleku doTERRast, ehk siis nad ei peagi enam muud tööd tegema. Eestis on väike käputäis selliseid inimesi, alla 10 on selliseid inimesi, kes on sellise valiku teinud. Nii et kes saavad siis põhisissetulekut doTERRast, nii et me saame siin, teame, millest me räägime, et ei räägi udujuttu, vaid päriselt teame, millest me räägime, et tõepoolest on võimalik siis need sellised sissetulekud. Ja kui see sind nüüd siis, ma räägin ühest mõttest veel, et doTERRA on hästi hea viis või see soovitusturundus ja tegelikult just eriti doTERRA on hästi hea viis õppida ettevõtjaks olemist või sellist ettevõtja mentaliteeti.
et kui sa oled olnud selline palgatööline, müünud oma aega kindla nii-öelda ajaga ja saanud kindlat palka kindlal kuupäeval, et siis selline nii-öelda mingis mõttes stressivaba elu. Aga kui sa oled unistanud saada ettevõtjaks või proovida ettevõtlust, siis soovitusturundus on üks lihtsamaid viise. Mul on sattunud viimaste aastate jooksul päris palju rahatarkuse raamatuid näppu ja just eriti need, mis Ameerika poolt tulevad, et seal on just päris mitmes on kirjas, et soovitusturundus on üks geniaalne ja riskivaba viis alustada enda ettevõtlusega ja õppida ettevõtja mõtteviisi. Ja räägin ka ära, et miks. Sellepärast, et sul on olemas täiesti kvaliteetne puhas toode, doTERRA näol siis, eks ju, et muudest soovitusturundustest ma siin praegu ei räägi, aga doTERRA näol sul on olemas imeline toode, sa ei pea hakkama ise tootma, sa ei pea mõtlema, kust sa saad materjali, kus sul on mingi tootmiskeskus, kus on need inimesed, kes toodavad, teevad, sul on toode olemas. Lisaks sellele on olemas ka laod ja logistika, sa ei pea hoidma neid tooteid kuskil laos, sa ei pea mõtlema selle peale, kuidas neid klientidele saata. Seda korraldab kõik doTERRA. Lisaks sellele on olemas netipood, kust inimesed saavad osta. Sul ei ole vaja ise seda keskkonda luua, seda süsteemi mõelda, IT-mehi kasutada, maksta selle eest. See on täiesti olemas, selle on ka loonud doTERRA. Sul on olemas klienditeenindus ja doTERRAl on super hea, imeline klienditeenindus. Sul ei ole vaja palgata inimesi, kes vastaks telefonile ja klientide muredega tegeleksid. Sul on olemas finantsosakond, see, kes arvutab ära, millised boonused, millised asjad, kuidas, kust tulevad. Ka jällegi, sa ei pea mitte selle poolega tegelema. Sul on olemas ka turundusmaterjal. Jah, võib-olla sa kohandad seda eesti keelde, kuigi on tegelikult päris palju juba eestikeelset materjali ka olemas, mida jagada, aga võib-olla sa kohandad seda enda järgi ja sa kohandad seda selle inimese järgi, kellele sa jagad. Ühesõnaga, on olemas ka turundusmaterjal. Ehk siis sul on olemas ja pluss sul on olemas ka mentorid, kes sind juhendavad, kes räägivad, kuidas aitavad, imelised koolitused. Nii et sul ei ole põhimõtteliselt mitte mingisuguseid riske. Ainus, mis sul tuleb teha see oma esimene tellimus, sul on omad õlid, mida sa saad juba inimestele jagada, korgi lahti keerata ja see ongi ainukene sinu kulu. Nagu, kui sa mõtled selle peale, et kui sa tahad ettevõtet luua, ilusalongi näiteks, mida sul on vaja? Sul on vaja ruum rentida või osta, sul on vaja sisustus rentida või osta, sul on vaja töötajad, sul on vaja see koduleht, sul on vaja reklaami teha, kliendid sinna saada, ehk siis sul on nii palju kulusid, et suur enamus ettevõtete loomise jaoks sul on vaja alustuseks palju kulusid tekitada, et seda sissemaksu raha, mida siis kas osad laenavad, võib-olla osadel on olemas, ehk siis see sissemaks on hästi suur ja keskmiselt 5 aasta jooksul alles, kui ei ole varem pankrotti läinud, siis 5 aasta jooksul alles jõuab ettevõtte sellesse kohta, kus need esimesed kulud on nii-öelda tasakaetud ja ettevõte hakkab ta kasumit teenima. Aga doTERRAs on sul esimene kulu on nii väike ja sa kasutad neid õlisid juba iseenda jaoks ju ära. Need on põhimõtteliselt su enda tooted, et see ei olegi tegelikult kulu, vaid see on selline igapäevane vajadus, mitte luksuskaup, vaid igapäevane esmatarbekaup, mida sa vajad iseenda jaoks. Ja just siis sa saad, ja ma vaatan ka nüüd ajab segadusse, mis keegi kirjutab, ja sa saadki riskivabalt oma äri alustada. Ja ma räägin veel natukene siis, või sa tahad just täpselt selle kohta, Eeva, lisada? Ei taha? Okei. Siis ma räägin veel sellest mõttest ka, et miks on see ettevõtja mentaliteedi või mõtteviisi arendamine kasulik. See võib olla selline nihe, natukene keeruline nihe, et kui sa oled palgatöötaja mõtteviisiga, et siis sa ootad juhatust kuskilt kõrgemalt, et keegi ütleks sulle, millal sa mida tegema pead. Aga kui sa hakkad ettevõtjaks, siis sul on hästi suurepärane võimalus õppida iseennast juhatama, ise võtta vastutust
ise ennast distsiplineerida, ise ennast juhatada, milliseid asju sa teed, õppida pühendumist, järjekindlust ja need on väga väärtuslikud asjad, mida ellu kaasa viia, võtta. Ja mina usuks küll, et kui sa oled juba kord läbi soovitusturunduse riskivabalt õppinud ettevõtlust, siis imeliselt suudad sa ükskõik millist ettevõtet järgmisena luua. Et ma tunnen küll niimoodi. Ja Eeva, sa tahtsid lisada? Ma tahtsin lisada hoopis nagu üldisemast teemast, mis võib-olla ei ole praegu kummagi jutust eriti välja tulnud ja mille ma ise unustasin ka lisamata, on see, et ma mainisin küll, et doTERRA pole lihtsalt tegelikult ainult äri, et ta on selline globaalne liikumine, et doTERRA ei keskendu erinevalt siis võib-olla mõnedest firmadest ainult toodete ostmisele ja sissetuleku võimalustele, et ta on ikkagi ka sellise terviseteadlikkuse ja iseseisva eluviisi nagu edendamise liikumine. Et doTERRA ju õpetab inimesi tegema teadlikke valikuid. Kui me läheme oma doTERRA poe lehele, siis seal on väga palju kursusi, kuidas oma tervist üldse toetada. Ja, ja, ja üks fakt, et doTERRAl on tegelikult, ma ei tea, kindlasti on juba rohkem, aga 2023 andmetel on üle 15 miljoni kliendi, rohkem kui 100 riigis. Ehk siis 155 riiki oli seal vist, mis teeb sellest tegelikult ju maailma suurima eeterlike õlide firma. Ja Emily Wright on ka öelnud jälle, et me ei tahtnud lihtsalt luua ettevõtet, et nad tahtsid luua liikumist, mis mõjutaks positiivselt inimeste tervist ja eluviisi. Ja teine on see, et ma küll mainisin, et nende lojaalsete klientide osakaal on erakordselt suur ja see on üks asi, mis nagu eristab doTERRAt enamikust võrgturundusettevõttest, ettevõtetest on see, et 70% klientidest ostavad regulaarselt ilma ärita liitumata. Aga paljud võrgturundusfirmad, nendel klientidel püsimine on alla 30%. Et see on väga suur vahe, et see on doTERRA haru minu arust üks tugevamaid asju, et nendel on brändi lojaalsus ja mille pärast, sellepärast, et see toode ja kõik see LRP ja kõik need võimalused, millest Triin ka rääkis, et see on nagu imeline võimalus meil kõigil sellest osa saada. Ja aitäh, need olid need asjad, mis ma veel tundsin, et mul on vaja öelda. Kas ma võin ka ühe asja veel öelda? Tegelikult see praegu ei lähe üldse täitsa teelesse teemasse, aga see mind on nagu pikalt juba kõnetanud, on see, et kui ma tulin doTERRA, siis oli selline ütlus, et doTERRA on eneseareng, mis on pakitud eeterlikesse õlidesse. Ja kui sa oled oma elus selles kohas, et sa ei taha, et mitte midagi muutuks, siis palun ära kasuta õlisid. Sest et kui sa hakkad neid kasutama, siis muutused on nad lihtsalt tulevad. Et see on üks asi, mida ma olen nagu täiega tundnud. Et kui sa tahad muutusi, siis vali õlid. Aitäh. Ja imelised mõtted. Ja see kogukond, see hoidev kogukond ja see kõik ühtlaselt selline parema tervise, pikema tervena elatud eluea poole liikumine, et kui jagatakse siin neid nippe ja toetust üksteisele, et see on tõesti hästi-hästi imeline, mida doTERRA siis üles ehitab tõesti selle eeterliku õli sisse pakituna, et hästi armas. Loen ette Liina kommentaari, et mina alguses arvasin, et jään lihtsalt kliendiks, aga pärast seda, kui hakkasid tulema enda edulood ja tooted mind juba esimesest pakist toetasid, siis leidsin, et kõik peaksid teadma sellest võimalusest. Just nimelt, et see on, kui siin mõned ütlevad, et
ma ei ole müügiinimene, mina ei saa sellist äri teha, et see ei sobi mulle. Et siis mõtle selle peale, et kui palju sa oled jaganud selliseid soovitusi. Ehk siis, kui keegi küsib su käest, et oo, sul on ilus soeng, kus sa juuksuris käid? Sa ju ütled talle, kus sa juuksuris käid, aga kas see juuksur sulle maksab selle eest? Ei maksa. Või siis kõik sellised muud asjad, on ju, et mida sa kogu aeg tegelikult igapäevaselt oma sõbrannadele, kolleegidele, tuttavatele jagad, sa ikka ju jagad seda head asja, mida sina oled kogenud ja saanud. Lihtsalt doTERRA on nii armas, et ta jagab sulle selle eest boonuseid, mille eest sa saad osta veel õlisid juurde, saad kasutada ja veel rohkem toetust endale ja veel rohkem toetust teistele jagada. Nii et tõepoolest jagame seda, mis meile endale toetust on pakkunud, aitame ka teistel leida see tervislik elustiil, toetada enda tervist siis, et meie sõbrannad, meie tuttavad, meie lähedased, armsad inimesed meie ümber elaksid ka sama kaua kui meie, kellega oleks siis ka elu lõpupoole ägedaid mälestusi jagada ja koos kohvikusse minna. Nii et jagame seda ja siis nad ka nii-öelda elavad, kestavad kauem, on tervemad, elurõõmsamad. Nendega on ägedam koos olla. Nii et ja doTERRA jagab sulle selle eest siis boonuseid, nii et kui sind kõnetas see äripoole teema, see ärimudeli teema ja just see koht, et kuidas see jagamine siis käib, millised boonused tulevad ja kuidas see ärimudel siis töötab, siis selle jaoks me loome nüüd eraldi Zoomi, mis hakkab toimuma iga kuu esimesel esmaspäeval ja esimene Zoom on juba märtsis, 3. märtsil kell 12, kellaaeg on täpselt sama, mis sellel Zoomil. Ja selle nimi saab olema Vabadust loov doTERRA. Ehk siis, kus me räägime, selle järgmises Zoomis on kindlasti Maris ka juba olemas, nii et kus meie Eeva, Margiti, Marisega räägime siis sellest, et kuidas doTERRA on loonud meile ka seda finantsilist vabadust. Lisaks sellele, et on pannud ka läbi toodete tervist ja kõike muud. Et siis me hakkame rääkima nendest teemadest, hakkame üksipulgi neid siis läbi võtma, milline on kompensatsiooniplaan ja nii edasi. Ja siis te saate ka muidugi küsimusi küsida ja sinna on teretulnud kõik. Mitte ainult need, kes praegu südames teevad otsuse, et jah, ma hakkan ka doTERRAt jagama ja seda äri tegema ja nüüd siin sellega lisa teenima, vaid sinna on teretulnud ka need, kes on lihtsalt uudishimulikud ja kes tahavad sellest maailmast rohkem teada ja kes tahavad natukene uurida, katsetada ja enne veel, kui nad teevad selle otsuse, et nad kellegi teise jaoks ka korgi lahti teevad, et kui sinus ei ole veel seda julgust kellegi teise jaoks korki lahti keerata, aga natuke uudishimu on, siis oled teretulnud nendesse Zoomidesse ja me jagame sulle ja sa saad küsida ka. Ja doTERRA elustiili Zoomid, mis on siis kõikidele, mis on mõeldud ka doTERRA hulgiklientidele. Need jätkuvad meil iga kuu 3. esmaspäeval kell 12, nii et järgmine on 17. märtsil, siis me ka kohtume, jagame järgmistel põnevatel teemadel ja järgmisel korral meil on plaanis rääkida sellest, kust meie saame seda head infot, mida me jagame õlide kohta, nii füüsilises plaanis kui emotsionaalses plaanis ja muude doTERRA toodete kohta, ehk siis me räägime raamatutest, mis on meie lemmikraamatud, kuidas me neid kasutame ja mismoodi, millist inspiratsiooni nendest saame. Ja kui nüüd siin, Eeva, sa võtsid ka mikri maha, sa tahad midagi veel lisada, enne kui ma selle kõne ametliku osa lõpetan? Ma tahtsin lisada Mirjami jagamise, et äkki ma loen ette selle ka, mis on imeline võib-olla enne kui sa võtad päris kokku ja ennem kui avame siis küsimuste vooru, et kui kellelgi on küsimusi tekkinud või ka kogemusi siis. Et Mirjam on kirjutanud, et mina valisin kohe ärilise poole ka, kui sain aru, et õlid on nii hästi toimivad. Ma sain kohe esimeste kuude jooksul palju positiivseid kogemusi, mida ei saa jätta jagamata. Ma ei ole müügiinimene, aga jagamine teeb rõõmu. Kui see veel mulle endale küllust ka loob, siis on see mitmekordne võit.
doTERRaga neid võite on ikka palju. Laps on mul ka koduõppel tänu sellele võimalusele, et ma saan temaga kodus olla ja valida ise oma töötunnid. Ja see kõik pakub nii vägevat arenguteekonda endale, et ennast juhtida, tervendada, väärtustada ning olla kogukonnas, kellel on samasugused väärtushinnangud, on au ja väärtus omaette. Koos loome eriti vägevat muutust maailmas. Imeline. Aitäh! Merjem oskab nii hästi jagada, aitäh! Ma võtan nüüd ametliku osa kokku. Tuletan meelde korraks veel, et see, kus me räägime rohkem sellest äripoolest ja kompensatsiooniplaanist, et see Zoom hakkab meil olema iga kuu esimesel esmaspäeval kell 12 ehk siis jah, Sälli Zoom, siin keegi küsib, Sälli Zoom on kell 2 ehk siis nad ei kattu, saate vahepeal väikse pausigi teha, Zoomi pausi, nii et siis me kohtume ja räägime ja info tuleb peagi ja järgmine on 3. märtsil ja Elustiili Zoom on 17. märtsil ja kohtume siis. Nii et nüüd ma võtan ametliku osa kokku, aga samas ma annaksin veel ruumi nendele, kes tahavad jagada. Nii et kui sul on, kas nagu Liina ja Mirjam on siin jaganud, kui sul on selle äripoole kohta jagada, miks sina seda teed, mis see sulle on andnud või LRP kohta jagada, kuidas, miks see on just sinu jaoks parim valik, siis palun tehke oma mikker lahti ja tulge ka pildi ja häälega siia, et me ei ole siin ainukesed monoloogipidajad, vaid anname teile ka sõna. Tuta on vahepeal kommenteerinud, et mul on sama algus nagu Mirjamil. Ja Eve jagab ka, et rõõmu jagada on alati rõõm. Aga kas keegi tahab veel, kellel on võimalus tulla pilti? Või on äsken mingi küsimus üldsegi, et mitte ei tahagi jagada, vaid tahad hoopis midagi küsida, et siis see on väga hea koht praegu, kus seda teha. Ja kui te ei taha ka pilti panna, siis te võite mikri ikkagi lahti võtta, et kui te pole valmistunud ekraanile tulemiseks. Ja te võite ka chatti jagada, me võime ette lugeda. Tere, ma tulen ainult häälega, kui tohib, sest et ma olen endiselt hommikumantlis. Aitäh teile, tüdrukud, nii informeeriva ja hea, hästi seletatud selle süsteemi jagamise eest. Mina tahtsin lisada lihtsalt seda, et kui ma hakkasin kunagi nii-öelda ise, kui ma leidsin endale, siis doTERRA oli minu jaoks selles mõttes muutnud mu elu selles suhtes, et ma leidsin lõpuks lahenduse oma terviseprobleemile. Ja siis see huvitav hetk tuli peale seda, kui ma kellelegi seda tervenemise lugu nagu jagasin ja siis keegi, aga ma olin päris kindel, et ma tegelikult ei hakka nagu seda doTERRA äri poolt tegema ja siis keegi mulle ütles lihtsalt niimoodi näkku, et kes sa üldse arvad, et sa selline oled, et sa sellist lugu ei peaks jagama. Et see on täielik patt, kui sul on midagi niivõrd elumuutvat elus olnud ja siis sa hoiad selle endale. Ja see nagu justkui pani mul pirni põlema, on ju. Et seda tahtsingi teiega jagada, see on olnud puhas õnnistus minu elus ja kõigi teiega ka seda jagada, nii et aitäh teile. Aitäh, armas Amira, selle jagamise eest. Ja. Tundub, et teised on sellises kohas, et hetkel ei ole võimalik pildi ja häälega tulla. Te olete hästi teretulnud jagama ka siia salvestuse alla, et kõik, kes te praegu siin siis kohal olla ei saanud, et palun jagage enda kogemusi salvestuse alla, olenevalt sellest, kus grupis sa siis oled, et sinna grupi alla me jagame seda salvestust üsna pea, nii et ole hea. Ja küsimused on ka teretulnud, nii et kui me hakkame nüüd tegema järgmisi Zoom'e nii ühes kui teises teemas, siis jagage ka oma küsimusi. Aitäh teile ja imelist päeva, kohtumisteni järgmistes Zoomides.
aitäh teile ja head aega! head aega!